2020. aasta rallihooaeg hakkas juba üle kivide kändude sellepärast, et talve polnud, jäid talveetapid ära, siis tuli see hirmus koroona COVID-19 viirus, aga lõppude lõpuks viibime me Krossi toidukaubad Viru Ralli Service Pargis, mis on ühtlasi ka Eesti meistrivõistluste esimene etapp. Nagu on saanud heaks tavaks, on Ralli.ee teinud oma loosid. Nüüd on meil loosivõitja olemas. Tere, Ralli.ee soovib palju õnne. Ole hea ja tutvusta ennast. Tervist, mina Keit Mand ja mina võitsin Ralli.ee loosivõidu. Siis küsiks, mitmes loos see sul üldse osaleda oli? Mitte esimene. See ei olnud kindlasti esimene. Eelmine aasta võitsin näiteks oli Rally Estonia piletid, mis läks väga hästi. Nii et võib öelda, et käpp on õnnelik. Ralli poolest küll, jah. No siis järelikult osaled ka tulevikus. Jaa, kindlasti. Loodad saada ka võite. Aga me oleme nüüd Patrik Juhe ja Rainis Raidma auto juures ja services ja nüüd mehed on nii head omalt poolt soovidega annavad kingituse või loosi auhinna võitjale üle. Palju õnne. Aitäh. Nii, kõike head, osale loosidest. Nüüd räägime teiega. Tere, Patrik. Tere. Ja tere, Raini. Tere mõttest. No kui me nüüd vaatame eelmist aastat hooaega, teie tervet hooaega ei sõitnud. Jah, me jätsime talve ja jätsime vahele. Millest see otsus tuli? Auto ei olnud stardivalmis tol hetkel ja eks ei olnud ka võimalus, et sai ehitatud auto nii-öelda stardivalmis kevadeks, et üle-eelmise aasta Viru rallil sai tehtud vähe suurem väljasõit, mille tulemusel sai siis kogu auto esiosa ära vahetatud, mootor, käiguhästi kõik sai nagu vigastada, et ikka suur vigastus. Suur vigastus oli jah, et siis sai nagu kõik uuesti ehitatud, et võtsime siis nii-öelda talve nagu vabaks. Ja siis hakkas hooaeg. Jah, ja eelmise aasta Viru rallist tahtsime terve hooaeg pikta. Kuidas nüüd, kui tagasi vaadata, räägime Rainis sinuga, kui rahule jäid hooajaga? Ma arvan, et tein rahul, jah. Ja kui me nüüd vaatame, et kas ma nüüd eksin või mitte Lõuna-Eesti rallil, mis toimus Võru, te ju võitsite ju suurt ja hirmsat kahekordset teie klassi Eesti meistrit Klim Baikovi ennast. Jah, nii. Kas te mäletate üldse, kui sekundis ja kui raske see battle oli temaga? Suurt sekundist. Või ei saa öelda, et see oli võit? Alguses me vist esimesel päeval me sõitsime Baikoviga ikka vahe, sõitsime sisse. Meil oli vist esimesel päeval lõpus oli Baikoviga mingi 7 sekundit vaheta ja Lausiga oli kõigest 0,9. Noh, siis teisel päeval oligi suht sekundis, et küll me võitsime mõne sekundiga teda, küll võitis tema mõne sekundiga, aga lõpptulemus oli mingi 10 sekundit või ei olnud, lõpptulemus oli 17 sekundit äkki Baikovile, aga arvestades seda, et ta on ju kahekordne Eesti meister, oli see ülikõva tulemus. Ei jah, sellega mul oli ise väga rahul, et see oli nii-öelda hooaja nii-öelda kõige ärevam mälestus. Üldse? Jah, et sellega olen väga rahul. Baikov see aasta ehitab uut autot ja üleüldse tänu koroonale Vene sõitjaid ei ole, kui me nüüd vaatame kohe algavat Viru rallit. Kommenteerige te mõlemad oma rekki, keda te peate nagu, alustame sellest kõige suuremaks konkurendiks konkreetselt Viru ralli. Viru ralli, ma arvan, kõige suurem konkurent on kahtlemata Kristjan Kelement ja siis... Aga Kelement ei ole väga ammu sõitnud. No Saaremaal sõitus, enne Saaremaalt ei ole päris pikalt sõitnud, siis ta ikkagi tegi meile kalendriga, et sellele oma nii-öelda kodus ehitatud ralliautoga sellele tehase R2-le ikkagi teevad. Jah, et sellele see ei tee midagi, et üks konkurent Soomes on veel seal kõrval tehase R2-ga, et noh, eks näis, mis saab. Saaremaal saime sellele ära ja isegi teha. Jah, et sellele soovib. Ka selline väga nipa-napa. Aga nüüd räägime pigem natukene ka kaardilugejaga. Omapoolne kommentaar tänase ralli katsetele. Pinnas, keerukus. See on teada, et iga katse kohta on 2 kilomeetrit kraav. Ja eks see Ehale seal läheb, ma arvan, rööpasse, et see juba praegu kirjutades oli siuke, et juba väike rööbas oli ja... Sa mõtled just seda nii-öelda nagu rallisõitjad ütlevad Akropolise jagu, kus on see sissetulek ja meeletu nikerdamine. Jah. Et see oli juba praegu oli väike rööbas, et see, ma arvan, et läheb juba päris rööpasse, kuna seal on veel 2 just teine läbimine. Ja teine läbimine, jah. See on just osad autod eelmise aasta ka, see rööpast viskas juba nagu 2 ratta peale, et eks näha, kuidas see läbi tulema.
legendiparandusi võrreldes eelmise aastaga tehtud ei ole? Ma eelmine aasta sõitnud Rainisega Viru rallil koos, ma eelmine aasta sõitsin ühe teise ralliga, jah. Et eelmise aasta legendi ma juba põhjaks võtnud, et kui me võrdleme nii-öelda alguse kirjutamist ja seda kontrollimist, siis sai ikkagi tehtud, et mõned kohad sai ikkagi kiiremaks tehtud. Pigem kiirem? Jah. Ma ütlesin küll kõrval, et jätame selle nagu aeglasemasse, aga Peeter ütles, et ei, siit mahub läbi. No kui ta nii arvab, siis... Ja mahtu. Siis mõne tunni pärast on seda näha juba, kuidas see mahtumine hakkab teil toimuma. Just. Mida te tahate öelda lõpetuseks enne ralli algust oma fännidele toetajatele? Loodame, et suudame pakkuda neile midagi vaatamisväärselt. Et küll kõik läheb hästi. Ralli.ee loodab sama, soovib teile edu rallil, suur tänu intervjuu eest! Aitäh!